Ma arvan, et õige fänn on ikkagi see, kes on nagu eelkõige mängudel kohal, reaalselt kohal ja on seda kohal siis tõesti nii-öelda kui siis, kui meeskond võidab, kui ka siis, kui nagu meeskonnal nagu kõige paremad ajad ja ma mäletan väga hästi, kui ma mängisin Tartu vastu Kalevi meeskonnana, nii et vihkasime seda Tartu saali, Tartu publikut, siin oli halb tulla, aga samas nagu ääretult motiveeriv. Sa teadsid, et see on üldse sportlasele tegelikult väga motiveeriv, kui sa lähed ja kõik on sinu vastu, siis kui sa oled õige spordimees, siis sa tegelikult peaksid selle nagu enda kasuks pöörama nii-öelda spordimehena. Loomulikult see iga kord ei õnnestu, aga see mõtlemine võiks sedasi olla. Ja vastupidi nüüd, et kui ma nüüd olen ise juba 11. aasta hooaeg, mul lõpeb siin Tartus, ma mõtlen nii mängijana kui abitreener kui treenerina, siis ma nagu tean väga hästi, et meeskonnad, kes siia tulevad, ega nad väga ei taha siia tulla, nad tunnevad siin ennast ebamugavalt, et see ei ole välismeeskonna jaoks väga hea saal ja see publiku aura ja kõik see, et siin on raske mängida ja tänu sellele minu arust meil oleme siin saalis, nagu siin ütleme, kui ajalugu vaadata vähemalt need aastad, mis mina siin olen olnud mängijana ja treenerina, siis saanud ikka päris niisuguseid mitmeid märkimisväärseid magusaid võite just endast oluliselt suuremate, tugevamate ja rikkamate klubide vastu. Ja siin ei ole minu arust ainult see, et meeskond mängis hästi taktikaliselt või oli hea päev, et siin on nagu väga selgelt taga need fännid, see aura siin on, et see ei ole nagu lihtne saal tulla mängima nii-öelda välismeeskonnana. Eks see kõige märkimisväärsem või kõige siuke nagu minu arust kõige emotsionaalsem, kui me räägime ühest, oli see, kui ma ise olin veel mängija, kui me võitsime siin seda Permi klubi just ja saime sinna Final Fouri vist eurokarikas, et eks see jääb ikkagi, see on nagu minu arust ikkagi siuke hiljem, see jääb nagu meelde selles mõttes, me kuhugi saime ja see oli 1-1 seis ja puupüsti rahvast täis saal ja kõik siuke ja Perm, kes selle aja kohta oli nagu väga tugev meeskond ka veel, et eks see on nagu ikkagi eredaim, aga siin on võidetud veel pärast eurokarikat ja oleme siin võitnud siin Prantsuse, Vene klubisid, et eks need on kõik sellised, meie jaoks ikkagi suured võidud ja loomulikult Eesti-sisest konkurentsi vaadates siis iga võit Kalev Cramo vastu, kes on meie suurim konkurent ja justkui nagu natukene ees meist igas mõttes, iga nende vastu saavutatud võit siin kodusaalis on lihtsalt siin, ütleme, kohalikus mõistes ikkagi nagu suure tähendusega meile endile.